Väga hea on nagu koolis või trennis käia, aga nagu vahepeal võib suht ohtlik olla. Räägib oma kogemusest üle aasta mopeedautoga Tartu kandis liigelnud 16-aastane Gerret. Uued mopeedautod on kõige populaarsemad just noorte inimeste seas, sellepärast et õigus selle maksimaalselt 45 km tunnis sõitva mopeedi rooli istuda algab tegelikult juba 14. eluaastast. Gerret tunnistab, et pärast oma sõbraga juhtunud õnnetust sõidab ta mopeedautoga ettevaatlikumalt. Noormees meenutab, et sõbra sõiduvahend sai toona ikka korralikult kannatada. No parandus selleks auto ja päris kallis oli. Ise jäi terveks? Ja ikka. Võrreldes tavalise autoga, et mis ta siis teeb ikkagi nagu selliseks ohtlikuks liikluses? No ongi see, et kere on plastmassist, pidurid on põhimõtteliselt nagu rattapidurid. Küsisime ka politsei arvamus selle kohta, mis jääb ühest mopeedautost alles, kui see peaks maanteel kokku põrkama sõiduautoga. See on väga hea küsimus. No pannkook kindlasti, kui mitte midagi muud. Aga ütleme nii, et turvalise poole pealt see auto ei ole, jah, tõesti võib-olla maantee peale nii väga mõeldud sõitmiseks. Et linnas küll, jah, et siin ongi linnakiirus on 50 ja kuigi ka siin. Aga ütleme, jah, suuremate kiiruste puhul see plasmas seal ei hoia kedagi. Kui me räägime turvalisusest, siis sellisel juhul me peaksime võrdlema mopeediga. Et kui rääkida nagu kaherattalisest mopeedist ja neljarattalisest mopeedist, siis ühe puhul, kaherattalise puhul te panete kiivri pähe, siin aga lähete tervenisse isegi kiivrisse. Et siin on raamid, on kõik, turvatalad on olemas, nii et igal juhul on ta turvalisem kui kaherattaline mopeed. Mopeedi ja mopeedautoga sõitmiseks tuleb teha vähemalt AM-kategooria juhiluba. Selleks peab läbima 25-tunnise teooriakursuse, millele lisandub 12 sõidutundi. Võrdluseks autojuhilubade saamiseks on vaja minimaalselt 30 teooriatundi ja 30 sõidutundi. Autosõit OÜ autokooli sõiduõpetaja sõnul on tegemist kasvava trendiga. On väga motiveeritud, väga tublisid, väga arrukaid, väga arusaajaid, kes mõistavad kõiki ohte. Aga on ka neid, kes võtavad seda kuidagi pealiskaudsemalt, aga kuna seadus lubab, siis see nii on. Mina isiklikult võib-olla oma last ei lubaks nii varrakult liiklusesse, aga see on väga individuaalne. No ma isiklikult ikka arvan, et võiks natuke kõrgemale, et 14 on ikka liiga noor, et liikluses liigeda sellega. Et see peab iga vanem peab endale peeglisse vaatama, kas ta lubab oma lapse sinna suurde liiklusesse või mitte. Täna ei ole seadusandjal plaanis mopeedi ja mopeedauto juhilubade vanusepiiri tõsta. Kuid kui noored peavad läbima kursused, et mopeedautoga sõita, siis need, kes sündinud enne 1993. aastat, võivad selle sõiduki rooli keerata ilma igasuguse juhtimisõiguseta. Ja selle muutmiseks on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis valmimas seaduseelnõu, mis muudaks juhiloa kõigile kohustuslikuks. Enne paari aastat see aga tõenäoliselt kehtima ei hakka.